Tšau, ma olen Suumer Kris. Ja mina olen Millennial Artjom. Ja meie oleme Millennials. Tänases videos me keskendume enamasti Eesti TikTokile. Ja vahepeal vaatame ka viraalseid välismaa TikTokke, ühesõnaga naljakate TikTokide osa. Võrdleme siis minu For You page'i versus Krisi For You page'i. Lähme videosse. Let's go. That's fucked. Kui sa tuleb püsti liiga kiiresti, kui sa oled maas istunud, siis... Okay, watch this then. Ready? Watch out! Fuck! I can't fucking see! I can't see! I'm fucking blind! My head's gone all fucking hot and shit! I can't fucking see a thing! Calm down. I can't see a thing! See on tavakas, eriti kui on mingi palav päev ja sa oled halvasti maganud ja sa oled piisavalt joonud, siis tõused püsti ja sul lihtsalt läheb kogu maailm valgeks. Lege Matrixiks lihtsalt. Kas sa oled kunagi teadust kaotanud? Kusjuures ei ole. Ei ole või? Ei ole, õnneks Ma olen 2 korda elus teadust kaotanud ja mõlemad olid lauldes. Nagu keset, nagu... Ei, mitte esinemist õnneks. Sealpool vikerkaart, kes on sündinud ime. Nokki ära lihtsalt. Mul on isiklikult täiesti suva sellest, et Hannes Võrno kogu aeg laivis on. Ma olen magama, ta on laivis, ma ärkan hommikul üles, ta on laivis. Meil on pidevalt 600 inimest lihtsalt vaatamas. Ta teeb midagi õigesti, aga mul on ainult üks kanakitkuda selle vennaga. Ja need on ta juuksed. Mul ei ole ka justki nagu kõige hullem seis selles suhtes. Võib-olla kohati meenutab mu soeng Anne Veski oma. Aitäh kõik, kes te selle välja olete toonud. Aga kui sa tõstad selle paruka üles, sa saad aru, et siin hakkab paras ümbermaailm. Sam on nii real. Saad aru, Sam on nii real, et ta julgeb oma foreheadi lihtsalt niimoodi näidata. Siiski pole kõige hullem nagu. See on okei, see on täitsa okei. Aga tead, mis naljakas on või? Sellest tehti Delfi artikkel ka ju. Päriselt? Ja selle artikli thumbnailiks oli see pilt nagu. Mõtlen, jumala haige! Aga reaalselt ma olen ka vaadanud Hannes Võrno juuksepiiri ja see on lihtsalt ideaalne. See jookseb lihtsalt, ma ei tea, kulmude juurest konkreetselt. Ja seal on mingi ilusti nagu need kuradi lohvakad. Ta ongi nagu mingi L'Oreal Paris. Juuksed ja vabalt võiks olla mingi šampooni modellna. Aga ta otsustab olla hoopis... TikToker. Jah, TikToker. Tere tulemast TikToki, Hannes Võrno. Bro just gave up nagu. Käed tasku ja kõnnib minema. See on kinda see vibe, mis minul on viimase ajal. Mul on see nädal ülikiire ja ma olen naisele ammu lubanud ja mul on kohustus WC puhtaks teha. Ja siis ma jõuan koju ja siis ma olen mingi... Ma lihtsalt ei jaksa, ma jõuan nii hilja koju. Ma täna teen selle ära, ma luban. Täna teen selle ära. Kas sa pigem oleks ekstreemselt must või ekstreemselt Oh my God. Mis see ekstreemselt must tähendab? Räpane või? Nii, kuidas sa defineerid enda jaoks? Ma ei taha. Täiesti haige, bro. Igal juhul. Mul ei ole mingit kanakitkud, aga lihtsalt need küsimused. Me elame Eestis, need ei sobi siia absoluutselt mitte. Teiseks... See on nagu, ma ütleks seda ka, et sa saaksid play-off'ida seda ja, et võib-olla, et nagu räppane, mis iganes, aga see, et ta nagu ütleb, kuidas sa ise defineerid, tegelikult on see nagu veits nagu rassistlik. Aga kuidas sa ekstreemselt valget defineerid? Kuidas sa seda defineerid? Mis see, nagu... No me saame ju aru, et sa ju viitad sellele. Sa ju viitad, sa üritad seda haipi tekitada sellest, et see küsimus on controversial. Mida paljud sisuloojad tänapäeval teevad, mis ongi nagu, come on, noh. Ja kontroversi ei ole hea nagu see ei ole, ja. Kes pani selle siia? Kas sa saad aru, see on päris video Eestist? Ei ole. Mingi tüüp tundub, et ta on mingi kinni võetud või ta on mingi millegagi hakkama saanud ja siis nad panevad kumminaise politsei auto peale. Mina tegelikult ütlesin, kes ta pani siia? Vana võtsib seda kuradi Aks 9 välja võtma. Kes ta pani siia? Kes ta pani siia? Sina, jah? We got the ball, 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 we got the ball. Mis asja ta ütleb? We got the ball või? Ma ei tea.
jällegi. Miks sellel on 2,5 miljonit vaatama? Jällegi mul tuli see for you page ja ma mõtlesin, et ma seivin selle lihtsalt ära nagu, ma ei tea, mikä ma reaalselt, ma ei saa aru, miks sel videol on 2,5 miljonit laiki. See on legendary pull öeldagi selle kohta. See on legendary pull. We got the pull, we got the pull. Oota, ongi we got the pull, seda ta ütlebki või? Ma ei tea, mis ta ütleb. Pull. Äkki ütleb pull, sellepärast ongi legendary pull. Väga võimalik. Vaata, mis juhtus Tartus. Reaalselt Atlantis. Haigla upub. Haigla. Ma ei taha teada, mis see remont maksma läheb. Ma ei taha auto tulid vee all. See on juga ja see on konkreetne juga. Nõiakaev reaalselt nagu. Mis vihm seal Tartus oli? Kas see on 2 varianti, kas oli mega vihm või see on mega halb kanalisatsioon Tartus nagu? Kuidas see on võimalik reaalselt? Ei no ilmselt jah, see kanalisatsioon ei pidanud sadule vastu lihtsalt, aga mine pekki. Puissujub, vaata mis tiik siin on nagu, täiesti crazy. Kui paljud autod lähevad remonti. Väga rets mees. Kui sul kaskad pole nagu. Täiesti haige nagu. Crazy. Millega inimesed tegelevad ja mida inimesed vaatavad? See on veel hullem. Mida inimesed vaatavad? Kas sa saad aru, et 837 000 laiki inimeste jaoks on meelelahutuslik see, kui nad näevad diivanit. Aga see on bänger, mees. See on nagu, see on legendary pull. What a pull, 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 what a pull. Nii, näete. Läks. Mina kõnnin. Niimoodi. Kus ta kõnnib? Mõtlesin, et teen kodust õuestrenni natukene. Muidu rasvad hakkavad tulema. Ei saa lubada selliseid asju. Mis asjad hakkavad tulema? Aga olge mõnusad. Ma teen edasi. Tšauki. TikToki lõvi. Oota kuule, mis tal tulema hakkab? Mina kõnnin. Muidu rasvad hakkavad tulema. Okei. Ühesõnaga, mis on nii nunnu ja arvas video. Ja. See, et tal on piimakunst ka siin. See on väga wholesome ja mõtlesin, et täna trenni uues. Ja see on, kuidas ma ütlen, ta on siiras. Ta on siiras, ta on authentic ja seda on lihtsalt tore vaadata. Küll on wild, et siin on tuhat share'i. Why all sharing this, guys? Why all sharing this, guys? Ma oodan need positiivsuse pärast. Et ikka trenni teha, jah? Tere, mu armsad sõbrad. Kuidas teil läheb? Lõpuks hakkas vihma sadama, see on nii hea. Mul on hea meel, et põllumeestel läheb nüüd hästi. Olge teil ka hästi siis. See oleks hea olnud, kui see oleks olnud enne seda uputusvideot nagu. Nii tore, et viima hakkas sadama samal ajal Tartus inimesed mingi. Ma olen praegu voldine kullerik. Tema kutsuski selle nagu 100. vihma sinna. Mulle nii meeldis jõudmine selleni, et olgu teil ka hästi läbi mingi vihma ja põlduda. Loodan, et teil läks hästi. Olgu teil hästi. Aga nii siiras ja positiivne jälle, see on nii tore. Kui ma praegu nagu näen noori inimesi ja sa ise ka noori ja fuck you, ma tean. Aitäh sulle. Ma mõtlen noori, nagu noori. Voodi, toodi, nari, voodi, 10-aastaseid, 12-aastaseid umbes sinna kanti. Siis ma olen tõsiselt mures. Meid tegelikult ei koti, aga nagu video kontekstis on nagu tore öelda, et siin... Jõuad sa kuskile või? Esiteks see, et... Kas me jõuame kuskile ka juba? Tegelikult mind ei koti, aga tegelikult ma olen mures. See ei käi ühte lausesse kokku, okei, me jõuame... Esimest mingi 15 sekki vana just jäpib nagu. Ma vaatan enda elu siis, kui ma olen 12 või midagi, versus siis nende elu. Mina
okei, mitte 12, ma olin 10. Oh my god. Läksin suvel. Kuradi, hommikul läksin, sõin kabina auto sisse, rätik ümber selja, nagu selle kurja, lühkad jalga, väiksed need ujumisprillid ümber kaela või ümber lenksu, sõidan karjääri, mitte kellegi pole midagi läbi rääkinud, siis lähen kohale, tšau, sõbrad kohal, lähen ujuma, kell on mingi hommik, tore, tulevad vahepeal mingid kuradi külajoodikud, räägime juttu, cool, poodi ostme jäätist, uuesti ujuma, uuesti poodi, teeme lollusi, teeme maas suitsupaki, tõmbame suitsu, ja siis jõuame mingi õhtul kell 11 koju, vanemad hädas, kus mu poeg on, ja teeme tobi kusagil, elab elu. Ma ütlen, et tobi tegemine on elu elamine, vaid lihtsalt meie elu oli seiklusfilm. Meie elu oli Jurassic Park. Mingid asjad meil vahepeal taga, keegi sai lõuga, keegi kukkus oma jala võib-olla, kus oli pooleks. No, kuidas meil juhtus asju? See on nii mingi Eesti see, see on mingi nii Eesti see, et minu elu oli seiklusfilm, kuradi. Käisid karjääris ujumas, siis mingi joodikud olid seal, kuradi. Siis tegid joodikud teda nalja. Jurassic Park. Mine pekki. Ei, tegelikult, mis ma tahtsin öelda Jarlile, et ma kinda saan ta pointist aru, ta tahtis jõuda sinnani, et tänapäeva noorus on hukas, on ju. Aga nagu point on selles, et kui sina noor olid, siis oli täiesti teine maailm ja sinu ajal olid sina ka hukas, kui sa kuskil nurga taga tobi tegid. Nagu sa ei saa võrrelda halba tänapäeva maailmast heaga enda maailmast ja see, mis sa tegid, ei ole hea. See, et sa tegid tobi, nagu sa ise ütlesid, see ei ole elu elamine, samas sa ütlesid, et see on elu elamine, ma ei saanudki aru. Mis sa tahad öelda, jah? Minu point on siin see, et me tihtipeale mõtleme sellele, et tänapäeva noorus on nii halb, et meie ajal ikka, no meie tegime asju. Aga ka tänapäeva nooruses on väga tublisid noori inimesi, kes teevad asju õigesti. Ja samamoodi oli ka meie ajal neid inimesi, kes tegid asju väga valesti. Kes tarvitasid narkootikume juba väga noorelt ja ma ei tea, ühesõnaga. Ma ütleks seda, et väga palju on sellised inimesed nagu Jarl, kes on siis 19-20 ja nad hakkavad nagu nii-öelda preachima, tahavad nagu midagi muuta, midagi tarka öelda, aga tegelikult nad ei ole veel küpsed inimesed. Ei ole, see ei ole õiges eas, nagu näha siin, et tegelikult ta vahepeal jäi mingisse mõtetesse kinni ja ta nagu väga ei saanud oma pointi across, et üli palju on sellised inimesi ja mina ütleksin, natuke liiga palju on preachimist tänapäeval, et kui te tahate päriselt inimesi õpetada, siis ma oleksin miinimum age 25 nagu, et hakkate mingit elu tarkust rääkima. Jah, või siis nagu vaata see tekst läbi. Ja mõtle läbi, mis sa räägid nagu. Ühesõnaga, tulles tagasi, et ma arvan, et see on väga vale lahenemine. Ja. Oled sa kunagi näinud, kuidas Pikne kahte bussi tabab? Selle. Oled sa kunagi näinud, kuidas Pikne kahte bussi tabab? Kerko on ka näidanud seda TikTokis, see on väga funny. Lux Expressi vanad on ju. Aga saad aru, Lux Expressi vanad lihtsalt on TikTokis sellised kangelased. Aga ma tean behind the scenes on üks see turundusfirma, kes teeb neile. Okei. Ja ma mäletan, mis see nimi oli kohe praegu. Ära spoiliga. Igaks juhuks, ma ei tea. Ma ei spoili inimest ära. Midagi E-tähega vist oli, aga ühesõnaga nende turundustiim on väga hea nagu. No aga näha on, nad saavad aru, mis platvorm on TikTok ja kuidas seal turundama peab. Väga nagu raske asi, millest teha turundust. Bussifirma, aga nad teevad ikka mingid bängereid. Väga hästi, väga hästi. Kui pole ammu klubis käinud. See on huvitav, kuidas sul on nagu reaalselt millennial TikTokid, aga see on millennial coded, see on nii huvitav. See naine on ka millennial. Jaa, see on nii huvitav. Tema TikTokid on suht tihti ette, see Vassilissa, ta kogu aeg teeb meeste ja naiste vahelisi. No pane siis juba follow ära, toeta siis noh. No ma panen, tavai, täna on see päev, kus ma panen Vassilissa. Ta teeb millennial contenti sulle. Täpselt mulle ja nüüd on pane TikToki algoritm. Kohe, kui sa kellelegi follow paned, siis ta rohkem ei näe contenti. Rohkem ei näe. Lihtsalt kadunud. Mul on tähtis teadaanne. Kaine peaga pole mõtet jooma hakata. Ja see on Otto Virdanen Longero 8 volli esimene emotsioon. Ahaa. Saad aru? Kõige värdem ei ole. Energiajoogi litakas. Mida pekki reaalselt? Kuule, aga tüüp jagas elu häkki ju. Kaine peaga ei ole mõtet jooma hakata. Ehk siis teoorias ei saagi jooma hakata. No võt? Sellega saigi meie Eesti TikTokidele pühendatud osa läbi. Jep, ja nägime ka igasuguseid veidraid Zoomer-videoid netist välismaal. Ja Gen Z videoid, millest mina mõhkugi aru ei saa.
aga kindlasti pange like ja subscribe sellele videole, kui teile meeldis. Ja ärge unustage follow-da meid ka sotsiaalmeedias. Ülioluline Chris Boys Instagramis, Artjom Savitski Instagramis, haibime appi meie Instagramme. Ja pange follow. Just, ja näeme juba järgmisel kolmapäeval nagu ikka. Ciao.